Fiboplokid on siis kahte tüüpi, on Fibo 3 ja Fibo 5 ja need numbrid näitavad siis Fiboplokkide survetugevust megapaskalites. Fiboplokid on kaalult kerged, piisava survetugevusega, mis lubab neist ehitada mitmekordseid hooneid, et reeglina võib öelda, et Fibo 3-st võib ehitada kuni 3-kordseid hooneid, Fibo 5-st võib teha ka kuni 4-kordseid. Plokkidel on head tulepüsivuse omadused, plokid on hea helipidavusega, nad on ka samas külmakindlad ja sooja akumuleerivad. Fiboplokke on ka lihtne töödelda. Plokke saab lõigata käsisaega, saab lõigata giljotiiniga, saab lõigata ketaslõikuriga, täpselt sellega, mis ehitusplatsil parasjagu käepärast on, et selleks ei pea ka midagi erilist sinna platsile siis kohale tooma. Fiboplokid on kergbetoonidest, võiks öelda, et kõige universaalsemad. Fiboplokkidest võib ehitada alates vundamendi taldmikust kuni maja ülemise räästa servaplokini välja. Maja ehitamine algab vundamendi ehitamisega ja Fibol on pakkuda vundamendi ehitamiseks siis kohe esimese rea jaoks vundamendi taldmikuplokid. Ja nende peamiseks eeliseks on see, et neid on lihtne iseehitajal ka kasutada, et ei pea ehitama eraldi saalungeid ega valama betooni, vaid saab laduda selle vundamendi esimese rea ehk selle lindi vundamendi seina alla juba vundamendi taldmikuplokkidest. Plokkide paigaldamise aluspinnale ei ole esitatud suuri nõudmisi. Oluline on see, et see aluspind oleks piisavalt tihendatud ja oleks ka piisavalt sileda tasapinnaga, sest plokkidega ei ole võimalik korrigeerida siis pinnase ebatasasusi. Jämedast killustikust alusele ei ole soovitav taldmikuplokke otse laduda, et pigem on mõistlik teha sinna selline hea sängituspind ka siis peenema killustikuga või liivaga. Vundamendi taldmiku tegemiseks tuleb siis taldmikuplokid asetada omavahel niimoodi, et moodustuks selline poole meetri laiune ehk 500 mm laiune vundamendi taldmik ehk lint sinna vundamendi seina alla. Ja plokid on siis sellise konfiguratsiooniga, et see ploki ülemine serv on 5 cm süvendiga ja kui plokid niimoodi paigaldada, siis sellest süvendist tekib korrektne sängitusalus, kuhu saab ka valada betooni ja see korralikult ka ära armeerida. Armeerimise puhul peab tähele panema seda, et armatuurid ei jääks vundamendi taldmikuploki põhja. Oluline on see, et need armatuurid oleksid ka sellest põhjast natukene ülespoole kergitatud. Seda võiks teha siis kas panna armatuurile alla mingid kandurid, et oluline just on see, et see betoon pääseks sinna armatuuri alla, siis hakkab armatuur korralikult tööle. Betoneerimiseks me soovitame kasutada siis Weber kuivbetooni S100, mis on jäme betoon, aga sobib ideaalselt vundamendi taldmiku alla valamiseks. Valmisbetooni puhul on eelised need, et betoon on tehases valmis segatud juba konkreetselt vastavalt retseptile ja kõik lähteained on seal õiges proportsioonis. Ehitusplatsil ei ole tarvis muud teha, kui ainult vesi ja kuivsegu kokku segada ja ongi valmisbetoon olemas. Valmisbetooni kasutamine on seetõttu mõistlik, et ta ei võta ehitusplatsil palju ruumi. Et kui tuua kohale koorem liiva ja hulk tsementi, et siis see võtab omajagu ruumi. Valmisbetooni puhul siis on meil tooted pakitud tonnistesse või 25-kilostesse kottidesse ja see on minimaalne, mis seal platsil selle jaoks vaja läheb. Võib-olla hea on teada ka seda, et ühest tonnisest kotist saab ligikaudu 500 liitrit valmisbetooni. Vundamendi taldmikuplokkide paigaldamise puhul peab jälgima siis seda, et plokid pandakse üksteisega kokku vertikaalvuugist tihkelt omavahel. Sinna ei ole vertikaalvuuki segu tarvis panna. Kui vundamendi taldmikuplokist on vundamendi taldmik valatud, siis järgmine samm on vundamendi seinte ehitamine ja selleks sobivad nii Fibo 3 kui ka Fibo 5 plokid. Millegipärast on rahva arusaam selline, et vundamendi tegemiseks sobib ainult Fibo 5 plokk. Tegelikult see niimoodi ei ole, sobivad mõlemad variandid, sest sisuliselt on tegu ühe ja sama plokiga, lihtsalt on erinev survetugevus. Ja milline siis parasjagu sobib, et see sõltub just majast ja tema koormustest sellele vundamendile, aga selle paneb paika juba projekteerija. Fiboplokke on siis erinevate laiustega, et kõige kitsam plokk on meil 100 mm ja kõige laiem plokk on 350 mm. Ja kõik muud plokid on siis sellise 5 cm sammuvahega laiuses. Kõikide plokkide kõrgus on 185 mm ja plokkide pikkus on 490 mm, mis tagab ka selle, et plokke ruutmeetrisse on väga lihtne arvutada, ehk 10 plokki ongi ruutmeeter seina. Vundamendi seina ladumisel tuleb ka jälgida seda, et vundamendi taldmikuploki ja vundamendi seina esimese rea vahele paigaldatakse ka hüdroisolatsiooni riba. Selleks sobib kõige paremini lihtne ruberoidi riba, mis tagab selle, et niiskus ei hakka vundamendi taldmikus siis üles vundamendi seina tungima. Müüritise ladumisel, nagu ikka, on vaja paigaldada ka piiarmatuuri. Vundamendi puhul me siis soovitame seda, et ta võiks olla üle rea, et kindlasti esimese rea peal ja viimase rea all, aga igal juhul hea oleks, kui teda kasutatakse ka siis üle iga rea. Piiarmatuur kujutab siis endast sellist 4 mm traadist tehtud redelit
ja teda on mugav paigaldada sinna vuuki, kuna ta on peenest traadist ja vuugi paksus on kuskil sentimeeter kuni 1,5, siis ta mahub sinna segusse väga hästi. Paigaldamise puhul on oluline jälgida seda, et armatuur jääks segu sisse. See tähendab seda, et ploki peale tuleb kõigepealt kanda müürisegu ja suruda armatuur sinna sisse, mitte vastupidi, et paigaldatakse armatuur ploki pinnale ja tõmmatakse talle segu selga. Nurkade tegemisel on lihtne moodus lõigata üks armatuurvarras katki ja painutada siis sellest tervest osast vastavalt täpselt nagu nurk on. Ülekatte pikkus peaks olema sirgel seinaosal kuskil 300 mm, mis tähendab seda, et armatuurid pannakse lihtsalt üksteisest mööda. Ja sidumine tuleks teha siis kuskil seina sirge osa peal. Vundamendi müüritise ladumisel tuleb jälgida siis Fibole kehtivaid üldisi müüritisele ladumise eeskirju. Ja oluline on see, et see vundament, mida ehitatakse, peaks olema võimalikult terviklik ja võtma maja koormust ühtlaselt vastu. Ladumise puhul on tähtis ka plokkide omavaheline seotis, et ei tekiks selliseid vertikaalseid vuuke, mis jäävad kõige nõrgemaks kohaks. Kui tekib vajumine, siis sealt tulevad sisse praod. Selleks tuleb maja ladumist alustada nurgast ja kui teha korrektne plokkseotis, siis tekivad vuugid poole ploki seotise peale. Kui seda ei ole võimalik teha, siis peaks olema ülekate vähemalt 1/4 plokki ehk kuskil 12-13 cm, mis väldib siis vertikaalsuunas pragude tekke. Vundamendi ülemise rea on hea, kui saaks lõpetada U-plokkidega. See seob selle ülemise vöö terviklikuks ja jagab seda koormust, mis siis ühtlaselt sinna vundamendi peale tuleb, väga hästi ära. U-plokke on meil pakkuda ka erinevaid mõõte. Kõige kitsam on 200, siis on 250 mm ja kõige laiem on 300 mm. U-ploki kõrgus on täpselt sama nagu tavaplokil ehk 185 mm, aga pikkus on poole lühem, 244 mm. U-plokke paigaldatakse siis ka omavahel ilma vertikaalvuuki segu panemata. Et need laotakse ka omavahel kuivalt kokku ja pärast siis valatakse sinna U-ploki sisusse betoonvöö, nii nagu taldmikuploki puhul. Ja oluline on siis jälgida seda, et armatuur, mis siis sinna betooni läheb, ei oleks ka U-ploki põhjas, vaid ta oleks ülespoole kergitatud. Ja U-plokki täita või betoneerida on jälle sobiv Weber S100 jämebetooniga. Oluline on märkida veel seda, et esimene plokirida, mis läheb U-ploki peale, oleks horisontaalne segupeenar täisvuuk, et ei oleks nii, nagu võib ülevalpool laduda, kui seinakoormused on väiksemad 2 segupeenrasse. Kuna Fiboploki puhul on tegu keraamilise tootega, siis me võime öelda, et ta on väga vastupidav külmale ja niiskusele. Et kõikidel meie toodetel on külmatsükleid 50 ja nad on küll niiskuskindlad, aga vundamendi puhul me ikkagi soovitame, et võiks olla tehtud ka korralik hüdroisolatsioon.